mõte enda eest ei saa põgeneda viitab sellele, et ükskõik kui kaugele me oma asukohaga võrreldes ka ei reisiks või kuhu me ka ei üritaks põgeneda, meie sisemised mured, hirmud ja probleemid tulevad alati meiega kaasa. See fraas tuletab meile meelde, et tõeline muutus algab meie enda sisemusest ja et meie välismaailma probleemid on tihti peegeldused meie sisemaailma konfliktist. Näiteks kujutage ette, et inimene, kes on stressis ja rahulolematu oma tööga, otsustab töölt lahkuda ja kolida teise linna, lootuses leida rahu ja õnne. Alguses tundub kõik uus ja põnev, kuid peagi märkab ta, et vana rahulolematus ja stress hakkavad taas pinnale kerkima. Seda sellepärast, et probleemid ei seisne ainult keskkonnas, vaid ka tema sisemises suhtumises ja ootustes. Me leiame end alati samade ja vanade mustrite kordamises, kuni me pole silmitsi seisnud oma tõeliste muredega ning need ka päriselt lahendanud. Selles mõttes on õpetlik sisu, mis ütleb, et pikaajaline lahendus ei peitu välismaailma muutmises, vaid enesega sisemise töö tegemine. On oluline teadvustada oma tundeid, mõtteid ja käitumismustreid. Toome mõned praktilised sammud, kuidas paremini toime tulla. Esimeseks on enesereflektsioon. Võtke aega, et mõelda oma elu üle järele. Millised on teie suurimad mured ja rahulolematused? Kuidas need on mõjutanud teid? Mis on teie unistused ja eesmärgid? Teiseks on nende emotsioonide teadvustamine ja aktsepteerimine. On oluline aktsepteerida oma tundeid ja mõtteid ilma neile hinnanguid andmata. Näiteks kui tunnete ärevust, proovige seda tunnet lihtsalt teadvustada ja aktsepteerida, selle asemel, et püüda seda kohe maha suruda või ignoreerida. Kolmandaks on positiivsete muutuste tegemine. Kui olete oma probleemid teadvustanud, tehke plaan, kuidas nende lahendamisele läheneda. See võib hõlmata uusi harjumusi, nagu regulaarne mediteerimine, jooga, päevikupidamine või professionaalse abi otsimine. Muutused peaksid olema beebisammudena, et muutus ei oleks liiga ebamugav. Nii püsid tõenäolisemalt reel ja ei loobu. Neljandaks on järjepidevus ja kannatlikkus. Sisemine muutus ei toimu üleöö. See nõuab järjepidevust ja kannatlikkust. Isegi kui teekond on raske, pidage meeles, et iga väike samm loeb ja viib teid lähemale soovitud eesmärgile. Näiteks, kui tunnete, et teie suhted teistega on alati pingelised ja keerulised, süüdistate tihti teisi ja arvate, et teie probleemid tulenevad teiste inimeste käitumisest, siis ühel hetkel aga otsustate siiski peeglisse vaadata ja ausalt hinnata enda käitumist ja mõtteid. Alles seejärel mõistate, et teie sisemised hirmud ja ebakindlused on nende konfliktide algpõhjuseks. Alustades enesereflektsioonist ja otsides professionaalset abi, suudate oma suhteid parandada ja leida sisemise rahu. Sisemine rahu on alati teie enda valik. Tõeline rahu ja õnn tulevad seespoolt ja alles pärast seda, kui oleme valmis ausalt ja julgelt oma sisemaailmaga tegelema. Me võime reaalselt pidevalt kolida ja läbida pikki vahemaid, kuid kui meie sisemine rahutus ei lahene, liigub see meiega kaasa. Enda sisemaailma eest põgeneda ei ole võimalik, kuid me saame õppida end paremini mõistma ja oma sisemiste muredega toime tulema. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!